No selliseid uisutajaid nagu Niina Petrõkina me kõik soovime, et oleks meil Eestis rohkem. Aga kas me ka mõtleme selle peale, et mida tegelikult see kõik endast nõuab? Ilmselt mitte. Vot sellised tingimused siin, mis on Haabersti jäähallis, te näete täna keset päeva on jää juba päris õpilasi täis. Mis tähendab seda, et oleks rohkem edukaid sportlasi, on meil ka rohkem ruumi ehk uut jäähalli või kas või selle laiendust vaja. Praegune seis on selline, et jääd on, meil on tugevad sportlased, areneb nii iluuisutamine kui hoki ja selles jäähallis näiteks treenib lasterühmi, kus lapsi on kokku kuskil 700 ümardatult, treenereid kuskil ümardatult 40, lisaks veel täiskasvanud harrastajate grupid ja on juba mitu aastat olnud signaale, et jääd võiks olla rohkem. No ja see viis selleni, et meil on siin detailplaneering olnud juba varasematest aastatest kinnitatud ja asusime valmistuma siis 3. platsi ehituseks. See jäähall on hakanud kitsaks jääma ja nii on ka siis linnavalitsus võtnud vastu otsus, et toetab lisaeelarvest uue halli või uue väljaku avamist siis 300 000-ga, kokku siis 4 miljonilisest eelarvest. Ja loodab, et sellega me saame võimalusi parandada. Me ei räägi siin täna tegelikult sellest, et avame uue halli või uue hoone. Me tegelikult parandame seda keskkonda ja avardame sporditegemise võimalusi ja soovime jätkata sellist ühist edulugu. Kuigi pole laiendamisega veel peale hakatud, on uus tunniplaan juba valmis. Ega päevad pole kummist, et esialgne tunniplaan sai koostatud, kõik saavad nii, nagu nad soovivad, juhul kui see 3. väljak siis valmis saab. Ja kui kõik klapib, siis võiks juba sellel suvel ehitusega alustada. Jäähalli juurdeehitus peaks valmima järgmise aasta septembriks ja ehitaja sõnul siin midagi keerulist ei ole. Lumi, jää, et kui tavaliselt tuleb kaitsta hoonet, et külm sisse ei pääseks, siis nüüd tuleb kaitsta, et külm välja ei pääseks. Siin visualiseeringul on näha vasakul pool siin, see on nüüd see juurdeehituse hoone uue sissepääsuga. Ja ma näitan ka jääväljakut. See on siis tänapäeva nõuetele vastav 30-meetrise laiusega 60 meetrit pikk jääväljak. Siia tuleb tribüün ja siis garderoobid, olmeruumid. Iluuisutajaid on väga palju ja siis meil on ju hoki ka veel. Ja momendil oleme me väga hästi ära mahtunud, sellepärast, et kõik teevad lihtsalt fanaatiliselt oma tööd. Ja kui me riidleks ja oleksime pahurad, siis me lihtsalt ei mahuks üldse ära. Et praegu on ikka terve mõistus ja meeletu töötahe. No aga kuidas see reaalne elu siis välja näeb, et te jagate juba varajastel hommikutundidel neid jääaegu ja lõpetate hilisõhtul või? Ja hilisõhtul sõidavad hokimehed rohkem. Et meil on spordikool, kus siis on need nii-öelda tähed ja priimad, kes sõidavad, saavad paremaid aegu. Ja näiteks kõik need saavutused, mis üldse siin on saadud, ma leian, on ainult tänu sellele, et treenerid on siin kõik tõesti. Seda saab teha ainult fanaatika peal. Uue jääväljakuga tahab Tallinn anda juurde jääaegu nii harrastajatele kui lastele ja loomulikult elab siin ka pisuke lootus, et saame juurde ka tippsportlasi.